Red Gray tiim oli täna hommikul testi hooldusala sisse seadnud Otepää ja Hellenurme vahelisel teel, kus Rally Estonia eelse esimese testi tegid Urmo Aava ja Silver Kütt. Nendega koos testis täna ka Jasper Vaher. Aga mida siis ikkagi selline testipäev ühele rallitiimile annab? Annab võimaluse jällegist testida erinevaid seadistusi ja jälle tunnetust koguda, et eelkõige on ta ikkagi oluline sõitja ja võib-olla siis seadistuse jaoks. Ta annabki seda koostöö testimist teistpidi Urmole rohkem siis võib-olla autotunnetust, et aru saada, et kas see seadistus ja sellised olud on tema jaoks sobivad ja vastavalt sellel siis saame vastu minna ka siis võistlusele. Ma arvan, et annab arusaamise, et kus me oleme, ja mingi tunnetus, et mul on pool aastat sõitmisest möödas ja Silveril veel rohkem tegelikult möödas, et saada aru, kus me oleme ja saada see kindlus, et see autoseade, mis Red Gray meil on ette valmistanud, et see sobib meile ja selle kindluse me oleme saanud. Täna sattus olema vahepeal päris vihmane ilm, mis tegi sellest ideaalse testipäeva, kus sai proovida erinevaid seadistusi. Ideaalne testikatse sellest, et on pool sellest on selline kitsam, pehmem tee ja pool on kõva ja väga kiire. Hüpped, trampliinid, kõik, mis Rally Estonial vaja on olemas. No nii, ma olen viimastel päevadel intervjueerinud Sebastian Ogieri, Terina Villi, Oliver Solbergi, aga nüüd on mul endal erakordselt äge võimalus istuda siia Urmo Aava kõrvale, Silver, sinu asemel. Mis ma siis tegema pean nüüd? Hoidma kõvasti kinni ja ega siin lihtne olema ei saa mul, jah? Ma arvan, et kui sa lugeda ei plaani, siis vööd kinni ja naudi. Aitäh soovituste eest, vaatame, mis saab. Nautimisest oli muidugi asi kaugel. Kõigepealt tuli teha korralikud ettevalmistused. Tänapäeva ralli on läinud nii täpseks, et ma oleks trahvi saanud praegu, kui ma oleks niimoodi läinud rajale. Oh my god. Oppa. Siia saamine ei ole üldse nii lihtne. Ega mulle lõbustuspargid ei ole tegelikult kunagi meeldinud ja eks näha ole, kas ja kui kõrgeks see pulss läheb, väga huvitav oleks teada, et kas tuleb mingi pulsi maks ära siit. No nii, Margus Kiiver laenas oma pulsi kella mulle, nii et pärast siis vaatame, kui kõrgeks see pulss mul siin tõusis selle Urmo Aava kõrval. Pilt räägib loomulikult rohkem kui 1000 sõna. Ralliautos minust väga palju Urmole kasu just ei olnud. Mingit kaarti ma sellise kiiruse juures küll lugeda ei suudaks. Kõik käib ralliautos ikkagi palju kiiremini, kui see televiisorist tundub. Üks asi on seda rallit vaadata televiisorist ja näha neid kiirusi ekraani vahendusel, aga teine asi on ikkagi istuda selles autos sees. Ja tegelikult mul pulss väga kõrgeks ei tõusnud, et 149 ja keskmine pulss oli 115, mis ei ole midagi väga hullu. Aga kuidas sellel ajal istuda seal kõrval ja veel samal ajal kaarti lugeda, sellest ma aru ei saa. Silver Kütil endal on nüüd kaardi lugemises olnud küll pikem paus, kuid tunnistas, et hea tunne hakkab tal vaikselt tagasi tulema. No aastaid on ikkagi mööda läinud, et kas see vana hea tunne hakkab tagasi tulema? Ja ei, lugemisega ma arvan, et on enam-vähem, et lihtsalt võib-olla on küsimus sellest, et kuidas juht soovib seda infot saada, et kas vahetult enne kurvi või siis suudata siis talletada infot, et vastavalt sellele siis pean ka mina ringi õppima. Lõuna-Eesti on järgmisest nädalast rallilainel ja Rally Estonia programm saab hoo sisse juba neljapäeval 16. juulil, kui Tartu Raekoja platsil toimub Rally Estonia traditsiooniline avashow ja stardipoodium, millele järgneb esmakordselt toimuv Rally 1 autode demonstratsioonsõit pealtvaatajatele Tartu kesklinnas. Kõik Tartu Raekoja platsil ja kesklinnas toimuv on publiku jaoks tasuta.